teeme vahepeal random stuffi ka, mis asjad ei jõua näiteks või mis asjades pole täis episoodi ei tule, et on mingid klimpsid, aga samas võib-olla põnev vaadata teile. Ja siin ühes autodiileri episoodis rääkisin, kuidas need metsamehed helistavad mulle ja siis see ikkagi mingi hetk läksin ikka täitsa käest ära. Ja siis ma neile ütlesin, et pange kõik pakkumised mulle meili. Kui te tahate mulle midagi pakkuda, pange meili, see on alati kõige kindlam. Ja kui mul on huvi, siis ma vaatan üle ja vastan teile nii-öelda. Et sotsiaalmeedias kirjutades ju igal pool neid kanaleid täna nii palju, et mailbox on see nagu, mida vana inimene tšekib kogu aeg. Kuigi on nagu teisi kohti ka, noh, see selleks. Tänases episoodis siis väga palju erinevat kraami tuleb siin, mis meil siin aeg-ajalt läbi käib, on ju. Ja näiteks ongi see metsavärk on nüüd põnev, on ju. Ma siis võtsin neid pakkumisi, ma tegin siin kuvatõmmised, ma ei hakka neid ettevõtteid kõiki siin välja tooma, kes neid pakkumisi teevad. Aga nagu see metsalapike ei ole suur ja näiteks on pakutud siis selle mingisuguse osalise raie eest näiteks siin 23 000 on ju. Siis järgmine on prognoositav hinnapakkumine vahemikus 14 kuni 16 000. Siis on 12 000 pakutud. Siis on 23 000 terve kinnistu eest. Et tahab nagu kõik ära osta, maad ka veel või, koos metsaga või. Kõik notari ja riigilõivu tasud maksame meie. Tundub nagu unistuste pakkumine. Läheme siis edasi, veel üks 22 000, siis on raie maht siin välja toodud nagu just kui tihumeetrites on ju. Ja siis on veel siin näiteks kogu summa raie maksuks on 17 372,22 eurosenti komakohtadega lausa. Ehk mis siit välja kujuneb nagu nendest pakkumistest, mida on nagu kohutavalt ka palju tegelikult neid erinevaid ettevõtteid, kes tahavad seda osta on ju. Siis ongi 2,7 on pindala, see ei ole üldse suur on ju see metsapindala. Siin oli tihumeetrid välja toodud, aga hind on 16 040. Ja siis ma hakkasingi mõtlema, et kuidas see nagu saab kõikuda seinast seina niimoodi, et on 12 000 kuni ma ei tea 22 000 ja keegi tahab veel maatükiga veel vapsi pool moidu ära osta. Hakkasin siis mina guugeldama ka, et nagu üldse nagu metsamüük on nagu vaata siuke võõras värk. Ja guugeldasin siis palju see tihumeeter maksab ja kes seda kokku ostab ja kuidas tehakse üldse, et see on nagu tundub nagu suhteliselt siuke keeruline valdkond võib-olla, kui ise selle sees ei ole. Ja sellest ongi raske aru saada, aga iga kord, kui ma guugeldasin, siis tuli põhimõtteliselt välja ka timber.ee, mis on siis metsaoksjoni keskkond. Ja see tundus mulle geniaalne. Vaata, nagu osad autod meil on, me saame paralleeli tõmmata siin. Kui sa ei oska sellele hinda panna, siis las rahvas üldsus avalikult otsustab palju selle väärtus on teed, kes teavad ja tahavad. Ja siis pakutakse seal auto eest õiglane hind on. Ja sama asi on nagu metsatehingutegagi tegelikult. Kui neid kokkuostjaid on nii palju, siis miks ma pean nagu ühe pakkumise võtma, kui ma tegelikult saan panna, siis ma saan aru ülesse avalikult ja kõik metsamehed pakuvad. Ja siis ma jõudsingi siia lehele. Ja vaatab mulle vastu Toivo Asmer, oma klemm ju, selles mõttes võidusõit ja vana vormeli legend. Ja loengi siin, et ta on Timberi nõukogu esimees. Ja tegelikult Toivo Asmer on ju Eesti Autospordiliidu see esimees ka ju. Ja ta on isegi meil siin boksis käinud driftivõistlustel vaatamas, kuidas Eesti drift ikkagi kasvab ja areneb. Olen temaga paar sõna juttu rääkinud, iga kord käib meil boksist mööda ikkagi teretab. Nii et väga äge. Kohe mul vaata oma jope sees, kohe palju parem. Siin ongi näed, vaatame su metsa üle, jagame näpunäiteid, kuidas oma metsast maksimum tulu saada. Noh, mul ongi vaja ju maksimumi. Auto müügi hinnast ma tahan ka alati maksimumi saada. Põhimõtteliselt täitsingi andnud ära, jätsin siia nime, telefoni ja panin selle katastri numbri, mis kinnistus käib jutt ja saatsin ära ja ootame siis põnevusega, mis sealt vastu tuleb nende pakkumiste kõrval, mis on nende nägemus ja visioon sellest. Aga siit lähme edasi, sellepärast, et meie üks autodiileri autodest, reklaamautodest sai 10 korda kuulsamaks. Ja kui me tahaks teda ka nüüd müüa oksjonil näiteks, siis me saame välja kirjutada. Selle autoga on sõitnud ja seal on istunud autos Jüri Putšakov ja Evelin Võigemast. Ja auto on käinud siis Kanal 2 Sõprade õhtu saates.
Mannerg saab nüüd 10 korda kuulsamaks. Kui meil on Mannergu ajal meil on nagu 2-3 kaamerat autos, et palju nüüd pannakse? Noh, ma ei tea, alustame 3-ga. Ikka sama ikka, jah? Otseülekanne? Jah, muidugi. Ma täpselt ei tea, mis toimuma hakkab, aga liiklusmärgist hakatakse läbi sõitma. Hardi teab paremini. Jah. Mis süsee on? Proovitakse teha siin sõõrikuid. Rasjas see, esiveolisega. Kurat, siis ma võtsin vale auto kaasa. Tagurpidi tehakse. Kombain või? Jah. Päris uhke stuudio. Kas see on Eesti üks suuremaid nii-öelda, kuhu ma autot sisse? Ma arvan, et ei ole kõige suuremaga. Ei ole? Selle maja suurim. On jah? No selge, põnev vaatame, mis juhtuma hakkab. Et ma kuulsin, et kuulsad inimesed hakkavad selle autoga nüüd siis harjutama täpsusparkimist või? See auto ei liigu, ta ei lähe millimeetrite kaupa. Ta nagu tõukab ennast edasi iga gaasiga. Auto oli juht. Nii. See oli päris hea lükke praegu, ma tunnen hästi praegu. Et on nagu vaja teha? Ei. Käis kolks ära. Ma kuulsin kolks. Sina kuulsid kolks. Vaata sinna poole, sealt tulevad mingid, mis iganes Ma ikka signaalid. kael läheb kangeks, nii pinges oled sa siin sees. Ei saa aidata ka kurat. Jüri, no muidugi seits. Mis sa oled? Nüüd läks pihta läbi. Ei, no mõtle läbi. Mina siit ei näe üldse. Mida? Mõtle läbi ikka, mis sa teed. Hoia seda kuud. Nii, no aitab küll, vaatame lihtsalt, mis saab Me peame vaatama, kus just, kas siia paberleht mahub vahele või ei mahu. Me oleme selles olukorras praegu. Oota, istu tagasi. Auto läks Mulle tundus jah, et Millest see post võbeles? Siis kui sa autost välja tulid, siis see kõik tuli nagu eemale siit, vaata. varri. Ei, mis asja? Kus see post sentimeeter vahet, ega minu väljatulekuga sai sentimeeter muutus, sest auto läks mingisse pidur asendisse, sina tulid välja, sinu kaal tuli autost välja ja kui meil oleks, enne ma nägin, et see oli vastas. Kas ta oli täpselt posti, oleks paberleht ka vahele mahu? Varr kinnitab, et oli vastas. Et kahjuks Varr reaalselt ütlebki, et oli vastas, nii et oli vastas või? hea katse, aga natuke pingutasid üle. Ei olnud ju vastas. Oli ju vastas, oli. Äti nüüd soeng korda selle ilusa ilmaga. Me tulime bussi vaata Tavari võtma. See on see random vlogi läheb ilmselt see. Meil siin materjali nii palju. Ehitame seda võistlusautost vaata. Ma tundsin seda slõki lõhna. Täna laupäev. Tuul on ka piisav. Mõõdukas. Kuule, isegi praegu viskab. Viskab jah. Ma mõtlesin, et teeme neile seda slõki lõhna vastu. Et täna on soe ilm. Ma arvan, et väljas on mingi siuke 10+ isegi või? 13 näitab kell. 13 näitab. 14 isegi. Noh, paneks selle pilli dinosauruse ärataks ka talveunest ülesti siis. Teeks juba mingit pulli siis. Sellepärast see pahmakas, mis sealt esimese käivitusega peale seda talvehooaega siin tuleb. Vaata, kas sa selle raju. sõiduakna saad lahti või? Ma tulen välja sinna. Ossa pühade müristus, mis kuule, seest tuleb sooja. Jaa, niiskuse lõhn on siin. Siin on nagu... On jah? Oi jumalauda, me saame siin mingit pulli teha või? Kuule, isegi õhku on. 1,5 barri. Varsti peab hakkama seda ka remontima ju. No seda peab ka natuke remontima. Kuule, 1,5 barri õhku on. Nii. Aha, Mass. vool on. 23,4. Oota, võtame selle välja. See tagant ära, mis on inverter. Nii. Eelsüüdetist pole vaja. Alka nüüd. Aku peab ju. Vaat, tuleb. Hakkab tulema. Polnudki nii hull üldse ju. Ei, mul lihtsalt läks. Mul lihtsalt läks, jah. Hästi hooldatud, hästi hoitud. No praegu on viisakas veel. Praegu on viisakas veel, jah. Ikkagi oli ju külm talv tegelikult, vaata. No oli. Viskas 15-20. No, nüüd on soe ju. Vana hea lõhne. Pole kamma tundnud. Las ta natuke käib, siis ma painuan kaasua ka. Sa pead jalaga hoidma, jah. Natuke hoian praegu, ma võtan ära, vaata. Meil läks üks tühikäigu tross läks kätki. Ära nüüd nii alla lase, sureb välja. No ikka sureb välja, jah. No aga laseb õhud ülesse, vaatame. Kui natuke soojemaks läheb, siis telliskivi sinna peale. Anname gaasi, jah. Tulge bussi, tuletage meelde, kuidas.
Magnus läheb oma asendisse ära. Ja teate, mis on nii naljakas, ma räägin. Vaadake seda venda nüüd. Ja ta magab seal. Vaata, niimoodi magab, näita, kuidas ta magab. Jumal, sa magad siin. Peab jalapad ukse ääre peale veel. Ja taga on nagu sirge, nagu 4 voodit ja diimon. Ja ta magab siin. Ma iga kord mõtlen, Magnus, mine seal taha. Ei, mul ei ole seal nii hea uni. Siin on jumal mõnus, sõidu suunas istud vaikselt. On jah? Vaata, mis see bussist huvitav näivad. Siin on ka veel mingit tavaari. Vaata, kas hiired ei ole kappi pidu teid. Kuule, siin ei ole hiiri, aga laseme tuult läbi siis. Nii. Mis on unwrapping present? Ei toonudki nuga mulle. Toore jõuga. Ai viits. Pakime selle iluduse lahti ja paneme ta siia omasse nurka, et siin on õhuvalmidus ja pistikuvalmidus on kõik juba tehtud. Aga lihtsalt pink on natuke suur. Meil oleks, meil on seda rocklat oleks vaja, et saaks liigutada seda. Ja seda, see on ka see wishlistis, jah, seda oleks ka vaja. Ei, see wishlistis ei ole, see on... Rockla või? See on nimekirjas, mida vaja on. No äkki sebib kuskilgi kunagi, praegu nagu peab hakkama saama, lükkame ta kummutili maha siit. Saega saed aluse ümbert ära. Või jätate aluse peale? Siis on hea transportida. Siis on järgmiseks transpordiks valmis. No vaatame, kui ükskord üles seame ja õige aeg on neid tummiseid rehve tegema hakata, siis näete, kuidas pink töötab. Vaatame, kui roostes Karel on siis või. Selles mõttes, et ma olen nüüd seda pinki siin kasutanud küll mõned korrad. Et ei saa kurta, on vahe ikkagi sees, et on parem. Aga ma olen vahetanud siin vaata neid väikseid rattakesi. Võtame siis ühe päris patsiendiga käsile siin, et tegelikult me oleme juba trennis käinud, kes on meid Instagramis jälginud, teab. Siis on nagu siin mõned rehvid ära suissutatud. Nii, ja nüüd teeks siis niisugust pulli, et ma võtan ühe maha, ise näitan teile, kuidas see käib. Sellepärast meil on pullid väljed ka ju. Need väljed lähevad valet pidi pinki. Valed juba valed nupud, hakkad siin filmima ja näitama, siis on kohe valetigi. Seda rehvi on siis velje pealt esiteks hästi hea lahti pressida, seda peab mitu korda tegema. Sisemise küljega ma ütleks, et on isegi ladna, aga jõudu pingil on, selles mõttes muret ei ole. See on nagu hea. Aga selle küljega juba saab natuke nalja. Ta ei tule, näete, nii lihtsalt maha. Sellepärast, et see on siuke velg, kui ma ta maha saan, siis ma saan näidata teile. Põhimõtteliselt võib tühja rehviga ka sõita. Siin ongi topelt rant, vaata, ta ei lükka lahti isegi seda hästi. Me hüppab tagasi peale. Neid rehve on väga mõnus vahetada. Siis kuna siin on kodarad ja asjad, siis peab selle panema tagurpidi pinki, sellepärast, et need kodarad on välja ulatuvalt. Muidu ta hakkaks sealt käima klak-klak-klak-klak vastu, kui sa keerutad, et sa ei saa rehvi maha tõmmata. Ja siis kutsutage sinna tagurpidi, panedki pinki, teistmoodi näed. Nii, lased siit poomi lahti, paika. Nende rehvide ja velgedega ei ole muret, et ära kriibib. Keegi on need ära kriipinud raja peal kõik juba. Nii, ja siis Karel on vanakooli vend, teeb eebliga niimoodi siku-siku
tegelikult saaks neid moodsaid asju ka kasutada, aga maha tuleb tavaliselt nagu enam-vähem hästi rant, et te tõmbate siia ääre pealt, käsitöö ja siis saate maha. Alguses meelitab rahulikult ja siis kui tuleb juba, siis paned speedi. Ja nüüd on see, et kuna siin ongi see topeltpiid, siis põhimõtteliselt sa ei saa seda kätte siit. Selle jaoks on abinõud, sellepärast meil ongi neid vähe. Võtad kätte siit, teed väikselt suss. Paned siia ääre alla selle. Nii. Hoiad vastu. Tõstan väikselt. Hops. Siis sa saad sealt ääre tagant selle kätte. Nii. Ops. Siis saad niimoodi. Ja võtad selle teise ääre maha. Nii. Karel on ka kunagi rehvi tehnikund, keegi ei tea seda. Oma karjääri alguses 20, 20 või 19 olin. Et ma olen elu jooksul ikkagi päinud väga palju rehve ja ma ütlen, et neid driftirehve ja nende velgedega on eriline maasikas teha. Nii, ja nüüd sul ongi see kulunud rehv käes. Siis lähed Arti juurde rehvipunkti, küsid Vampira sooduskoosiga uued papud, dry ice'id, mitte pisikesed ja paned peale. Ja väljast rääkides näed, siin ongi. Tavaliselt on ka väljaspool samasugune rant, mis on lühike. Et siis ongi, kui samasugune rant oleks väljas, sa lähed vastu äärt, siis ta lööb selle siit randi pealt maha ja ongi rehv tühi. Aga siin ongi see pikem äär, mis ei lase rehvil ääre tagant nii-öelda maha lüüa. Põhimõtteliselt on teda väga raske maha sõita isegi ühe parise rõhuga. Mis on nagu hea, aga neid vahetada on halb. Nii, siis võtad, näed, MB Quality Tire Lube on. Luubile räägi. Arti juurde lähete, küsite rehvi või lähete veebis. Saate Vampira koodi sisse lüüa, saate juba soodustust alla kohe. Nii. Ja nüüd reverse tagasi peale. Esimene osa on lihtne. Juba läks valesti. Siin on tagurpidi käik ka. Ma pean saama selle. Lükkaksin pingi tagurpidi. Ma pean selle ääre taha saama, muidu ta võib rehvist tüki välja võtta. Ma tegin valesti. Ruukimissteigi tegin. Näed, see peab siin ääre peal olema. Siit poolt filmida. Ta ei tohi seal all olla, vaid ta peab seal ääre peale toetama. Siis ta läheb ilusti peale. Liiga suur hooga lähne. Esimene osa läheb hästi, aga nüüd hakkab naida saama. Võib veel luubi panna igale poole. Mida rohkem määret, seda uhkem. Nüüd saad jälle kasutada neid aparaade. Paned siit alla toetama. See peab selle ääre peal olema. See vaikselt liigutad. See liigub kaasa. Karel amati on hea hakkama. See peab ka seal ääre taga olema. Nii. Alati kui filmid läheb pekki, ma ei saa aru, miks see niimoodi? Nii. Surume rämedalt alla. Nii läheb. Nüüd tõstad üles. Selle jaoks ongi neid abinõusid vaja, mis teevad su elu lihtsamaks, et sa ei pea 2 eebli ja 3 mehega see rippuma kuidagi niimoodi see peal lendab minema. Kuhugi auto taga klaasi vaata. See päris jõhker on ja selle jaoks peabki head pinki kasutama, mis ei paindu läbi. Sellepärast eelmisega oli meil pea oli lodev ja tema kinnivõtmishaarde tugevus oli erinev. Niimoodi, et see rehvi viimane hetk, mis ta peale läheb, see on nagu nii raske sellele mootorile, et põhimõtteliselt ta ei jõudnud kinni hoida, kas hakkas velg liikuma nende hammaste peal või siis pink tegi, et mootoril ei olnud jõudu keerata. Selle pingiga me ei ole kordagi suutnud seda saavutada. Ja siis tulebki laasta lahti, pumps, väga mõnus, töötab kusjuures vaiksemalt ka natukene.
ja noh, see rehvipump on vaja meil natuke ümber teha siin, et siis saaks selle mugavamaks ja kiiremaks. Et oleks selle pedaaliga. Upgrade tuleb teha. Ja siis pumpad täis selle, siis käib 2 heledat laksu. No, 1. Olete te valmis? Aba! Tuli 3,5 pealt seekord. Ja ma võin. Aga ma ei räägi saladusi. Miks ma pean saladusi rääkima? Ma ei räägi tegelikult, mis veel vaja võib-olla teha oleks. Las midagi jääb ikkagi rehvitehnikutele ka saladuseks. Ja põhimõtteliselt nüüd me võime öelda, et 1 rehv on vahetatud. Siuke hustle on. Nüüd vaata, ma räägin nüüd nälja veel. Aasta peale ongi neid umbes 200-300 tükki vaja vahetada. See on ikkagi päris nunnu töö. Kui keegi tahab praktikale tulla Vampiroja garaaži, enne võistlusi vahetada neid 14 või 16 tükki ära, siis me kätte ette ei pane, kui oskad. Aga ma ei tea, kui nüüd sooviavaldusi nii palju tuleb, siis teeme selle, kuidas see on see. Tuleb valida või, tuleb need katsed teha ja testid, kes teeb siis kõige paremini ja ilusamini või. Et kui tahate ka nii head rehvipinki, siis Benefitist saab kontaktid teie alt, kirjutage, et rasked töökohatehnikad nagu tõstukid, balansseeripingid, montaažipingid leiab sealt ja on hea kvaliteetne. Võin omal käel öelda, et olen teinud tööd natuke kehvemate versioonidega ka. Aga nüüd tuleb veel järgmised paar tükki teha, et auto alla need saaks. Hakka nüüd kiiresti rääkima, muidu tuleb uuesti tuul. Tuul tuleb, muidu ei saa filmida, tulebki oota, ma tulen seisan tuulevarjus ette siia. Te olete näinud ka uut Haagist, tõesti siin taustal nüüd igal pool. Küsige siin video all kõik küsimused Haagise kohta ära, siis teeme review, mis on plussid ja miinused kinnisel ja lahtisel Haagisel ja kas üldse on ja mis imeloom see üldse on. Kevad on käes, paneme selle Lowrider Pythoniga käima korra. Vaatame, mis tahma ja tolbu siit välja lendab. Seda pole ka nüüd siin. Tükk aega käivitatud, aga võti on jälle vale. Siiski võti on õige, tuli ka töötab. Kas ongi aku tühi jälle või? O jumal auda. Salaluugi juurde minema. Ja, et see auk töötab siin hästi. No jah, toome boosteris. Tähistada pole siin midagi. Väga vaevaline, aga läks. Pythonit sai ka liigutatud siin, see sai käima pandud selles mõttes, et sellega on niimoodi, et talvel nagu läks asi ikka käest ära, et sellega ei olnud enam võimalik nii hästi sõita. Käigukast jebital, mida soojemaks see läheb, seda rohkem hakkab käike paugutama. Maanteel on okei sõita ja nüüd tuleb see käigukasti remont või midagi ette võtta ja sellepärast ta on nagu vaeslaps siin. Keegi ei taha ta ka sõita, kui ta paugutab käike. Ja siin on neid autosid teisi nii palju tekkinud, et ta seisab, nüüd ta ootab omat aega. Et ei teagi, kas on mõtet seda käigukasti nagu remontima hakata või on lihtsam tellida Romulast uus ära vahetada, aga selle jaoks on vaja mootor maha võtta. Kui mootor maha võtta, siis võiks ju panna suuremad turbod juba ja teha igast pulli taga võib-olla. Niimoodi, et see ootab oma aega siis. Võtsin, et on üllatusi, siis on kohe, mis ma ära ostsin. No mis veel olla saab? Ma ei tea, äkki saab asju vahepeal niisama. Aukis on niisama päis ära siin. Pange kõik juped selge lõu välja. Lähen välja, jah. Mul on midagi. Lähen välja, kui julgete. Ma näitan teile. Kakelda tahab. Ja ärme sees kakle, kui põrand saab muidu veriseks, pärast ei saa puhtaks teha. Näkku löö, siis ma karna pidi. Magnus on eriti kõva kakleja. Kes see võtmeid tahab, kes tahab selle au teha, vaata. Mis sul on nagu kärus jälle? Kärus on, muidu ma pidin ära peitma selle, muidu oleks kohe aru saanud midagi. Me oleme sellest rääkinud, ma Karen on tiisinud ju, et ostaks golfi käru. On ju, et saaks teie võistlustel vedada. See on Magnusele ja Karlile kingitus, vaata. Aga see on parem kui golfi käru. Ta tõi tõuksid ära. Tõuksid tõin ära ja 4-kohalised tõuksid. Aga te suudate äkki mõelda enne veel või? Golfi käru või? Nagu, aga parem, ma ütleks, et on parem. Golfi R või? Golfi R, jah. Ma ei kujuta ette nagu, mis asi see olla saab. ATV või? UTV, kastiga. Pakkuge veel, põnev on.
sul on ainuke sinna põnev. Mul on jumala põnev, ma olen jumala kõmeras. Aga lihtsalt ma ei tea, kuidas te selle võistlustele kaasa võtate, see on teie mure lahendada. Aga selles mõttes, et ta vääriks oma seda purpose'i nagu golfikäruna, aga see on natuke vaja upgrade'ida. Natuke upgrade'ida. Mis asja? Palju tuudis. Siit tema lõike, siis on pitka on olemas. See 4 kohta. Kui sa tagaluugi laati seal ääre peal saab istuda nagu golfikärus. Need oleks siia mingi 4 tükki mahtunud üksteise järgi. Kuule, proovime, kas see risti mahub siia. Kindlasti mahub. Kindlasti mahub. Kui võistlustel oled, saab uksed eest ära võtta. Palju maksid? Easy access. Palju maksid? Vaata, see läheb käima isegi. See on nii kiire, et ilukilbi vahel on isegi teokarbid. Nii välek pill on. Aga ma sõitsin aga siia teisest linna otsast, jumala hästi sõida. Ja siis sõitsid käru peale? Jah, sõitsin ära, eile tõin. Oleks sul lihtsalt pole maja panna. Aga kärus on palju ägedam. Haagises, õppige ära, Haagis on see. Vaata, nägid ise. No need teod olid eile ka veel siin. Need on sõidu pealt siin. Need on soti vähemalt välja käinud. Kui sa olid juba kassi mahuta või? See on samades mõõtuses nagu golfikäru. Ma tegin turu-uuringu. Ehk selles mõttes on jumal okei. Ja tead mis, aga vaata ongi see, et ma ei tea, kuidas sinna bussi mahuks. Aga ma ütlen, diagonaali võib-olla mahuks isegi kuhugi. Nii, nüüd läheb. Ja võtta kõvasti minutit. Marku teile. See aegu pool paaki kütust on, aga see on mingi 5 liitrit. Aga vaata, mis tagakirjas on. Too fast for you. Aga ma lähen ära. No, ei näidki vastu paadne. Taga on normaalne kämber. See on tagavedu veel ju. Tagamootoriga, see on Porsche. Ma tean, millega talvel sõitnud. See läheb spinni, siis teeb niimoodi. Siin on kliimaga peal, pole probleemi. Kus makipaneel on? Kõrvalistme peal töötab. Täiesti pekkis, kui väike see on. Ebareaalne. Lükkame Karli ümber. Oota, ma võrin. Kuule, aga see ongi driftil on ohtlik. Teised tahavad nalja teha, kogu aeg tagu pidi lükata selle ju. Selle, jah. Aga panoram katus, no ole vait. Kus sa rehvid paned siin? Kuule, vaata, Magnusega me mahume ka peale veel. Vaata, tee see luuk lahti kuidagi. Nupust vist käis või käin? Siin ei ole väga palju nuppe. Või käis võtmest? Anna võti mulle korra. Ei võtme peal ka ei ole, siin on ainult üks nupp. Ei võtmega, seal on see luugi nupp. Vaata, see on veel geniaalne selles mõttes, et näed, see käib ülesse, selle saad ka lahti jätta. Kuidas see lahti käib? Vaata ääres on siin mingi punane. On jah, mõlemal pool. Näed. Ja vaata, kui palju rehvi siia mahub, võta võti. No palju neid siia mahub siis? Kuule tasuta paberi rull. 5-2 rehvi, noh. Näed, me saame Magnusega siia peale istu peale Magnus. Ma ei tea, kui julge on. Äkki läheb vahel süüdi. Sügavamale. No, tõstame bussi kohe või? Normaalne, kui oli tahok, see on nagu mingi racing tahok. Yeah. No ikkagi 6 tonni läks välja, ma proovisin 6 000 pööreta. 15 tolli ratas tundub nii suur, et nagu noh, suur. Aga vaat, nii vähe ongi õnneks vaja meestele. Ühte pisikest autot. Me võime öelda siin suured tänud siis ühele jälgijale, kellel põhimõtteliselt oli see üle seisis. Ja ta ütles mulle, et tule maksa registreerimistasu ja vii minema. Läks eriti hästi. No ma räägin. Ja mõtle, kui geniaalne oleks siia Respo käru väike taha panna, kui rehvid ja kõik asjad mahuks. Ei, siia paned selle suure käru taha. Ja see ongi suure käru liigutamiseks. Jumala geniaalne. Ega garaažist ongi pikk tee siia. Ja. Magnus usaldab neid 2 trossi päris kuradi, noh. Võida, mis kuradi võrri mootoriga see on? Ei tea. Me siis tõstame üles. Kas tõstukime saab üles tõsta üldse? Väga mitte.
Siia pannakse neid Hayabusa Kuula. Nii, aga nüüd Karel räägib, mis see idee oli selle autoga? Ma ei tea, ma mõtlesin, et mingi jutt käis kunagi läbi, et golfikaru võiks olla siis nagu hea kaugele rehve vedada ja vahepeal mingit vahetada ja Piikeri oli nii kaugele tulla mulle line-upi, ma üksi istun seal. Tulge hängige ja istuge mugu koos seal, passite niisama nägu lage peas, midagi teha ei ole. Jah, lähed sinna kiirelt autode vahel. Tead, palju golfikarud maksavad või? Taavi saatis mulle üks päev. Bensiinimootoriga, mingi 4-taktiline asi. 2200 eurot. Need maksavad 1000 natuke peale, pluss automaks on. Ja kui inimene tahab anda ta headesse kätesse nagu meie, et me ei tee taga halbu asju, siis miks me ei peaks teda vastu võtma? Kas sa tõesti lubasid, et me ei tee sellega halbu asju? No, ta ütles, tegelikult tal on suht savi, mida teete sellega, et viige, võtke ja tehke, äkki läheb vaja või kui sa ei taha, siis ta läheb viib ise selle sinna vanarauda. No see on mingi plastmassist ju, sellest vanarauast poleks midagi saanud. See ei kaalu väga vist, jah? Ei kaalu midagi, see on mingi 8-9 kilo vastu. Ja siis oligi see golfikaru idee ja ma olen neid nillinud ja siis see tundus nii kallis ja siis kui mulle nägin seda, et pakuti, siis mul oli see ting-ting, pirn läks kohe põlema, see kannab täpselt samat eesmärki. See on ju tagavedu ka. Ja see on tagavedu ka veel. Kui sellega driftida oskad, siis oskad kõigega driftida. Siin on teljevahed olematu. See peaks nagu kõige raskem driftiauto üldse olema, nagu driftise mõistes. Automaat, konditsioneer, kahekohaline. Siis ma mõtlesingi, kui sa võtad võistlust ajal ukse eest ära ka, siis ta ongi golfikäru. Panoram katus on ju. Nii, ja kui me võtame need rehvid on ju, ta ütleb, et ei mahu. No kui ta mõtleb reaalselt, et sa käid seda kuskil rehve vahetama. No aga siis, kui sa nii kõva vend oled, siis käid 4 kaupa ainult. Ma arvan, et 4 mahu ära siia. Siis ei mahu, jah? Millest sa lähed? No siis on Magnus teeb räki siia, näed, juba niimoodi, hops. Sinna, või siis panemegi reaalselt haagise järgi konksuga. Selle sama, vaata. Selle sama rehvi käru saab aretada sinna taha ja kui pikali panna 1, 2, 3, 4, 5, 6 tükki mahub juba. Karl sõitis üks päev sellega niimoodi seda ringi. Okei. Ei no, kui te ei taha seda jumala eest, no ma viin ise tõsi Semeksisse. Või hakkan ise iga päev sellega sõitma. No pigem sa hakkad sellega ise iga päev sõitma, see ei võta ju kütust ju. Ja kütuse kriis ja kõik tulevadki ja mulle väiksed väärakad autod meeldivad ju. Kui iime meeldima hakkas, ei tea, miks see ei peaks. See on ikkagi petrolheadi auto juba. Too fast for you, my friend. See on väga optimistlik slogan seal taga. Magnusel uus auto kohe. Tal peab tehnika korras olema, ega ta raja äärde niisama ei lähe katkise tehnikaga. Teeb jalgadega. Pärast kuust Piikeri metsas 500 meetrit jääd tee peale või? Ei saa koju või? Päris korralik võivõika jääne. Nagu iimi jääb. Aga toll on vägev ju. 15. Oligi 15. Kuule, aga siit triiulist leiab mingid blingid ka alla juba ju. No, mis see augu valem siin on? 2 korda 100 äkki. Isegi seda tõstad nii naljakas. Käpad on jumalaga koos põhimõtteliselt. Sportautodel on ainult tagamootor ju. Trummel on taga. Meil sõbral, sellel Ingvaril on ka siuke. On jah? Täpselt saab tärvi ka. Läheme hängima. Sumpsada korredi siin. No kõik on miniatuurne, vaata ülifiltr. Aga trummelpidurid on nende peal või? Või Karl tõmbad kässeri peale või? Ei tõmbanud või? Ei. Kurat, sellepärast ei liikunudki. Ta on poole kiirem tegelikult. Üle venitas kõik. Kütuse paak. See on ka mingi kurat. 5 kanister. Driftiautole ka suurem, ma arvan, jah? Torud ikkagi jooksevad. Radikad on ees ikkagi. Torud jooksevad siit kõik ja puha ja kenekas näed. Rihm on peale. 2 rihmaga kuule isegi. Kuule, aga vaata, see on mingi luuk, peab pagastist lahti käima, vaata. Õlivarda koht on siin. Aga mis kuradi mootor see on siis? See on mingi mootor. Mis assi, see on turbokas ju. See on turbo ju. Ma tegin nalja ju. See on päriselt turbo ju. Ole vaite. Too lampi. Ei ole võimalik. Aga ongi ju. Ma räägin, et see ei ole võimalik ju. Turbo diisel. Ongi turbo. Te ei ole nii väikest turbot läinud. Davai, Magnus, ütle Villerile, et ma tulen softi tegema homme. Niimoodi, et saaks viilisid teha sellega, kui lähed seal drifti line-upi.
Turbokas või? Mismoodi? Ei, ta tegigi seda, vaata, häält, ma ütlesin turbo või? Ma tegin nalja, ma arvasin, et lihtsalt mingi õhuleke on kuskilgi. Mismoodi? Sellel on ju passis mingi 40 kilovatti, 0,6 ju. See pole 1 liitrit isegi. Vaata, kui ilusad vedrud siin on. Aga ei tea, palju üle laadida saab seda. Kurat, turbopill ka veel või? Ma nägin, siin pannakse neid ajab USA mootoreid, sa paned ka selle peale panema. Vaisväeb ja õõtsab paned. Teadsid, et siuke turbokas? Ei tea. Ei tea väga palju üldse nendest autodest, kui aus olla. No autoks, aga võib-olla väga palju see kutsuda. On 4 ratast rool, auto, Car Verticali aruanne laeb, protsendid jooksevad. Kumba on kiirem, kas protsendid saavad enne 100 täis või Magnus leiab mootori pagasnikust üles? Matt, kuidagi peab siia ligi pääsema. Vesi paistab, siit pidi vett sisse tulema kuskilgi natuke, aga see on see väike mure, me saame kabri jaoks ka teha, panoram katus ära. Saate päikse viste. Ongi, see käib tahapoole, see kaigas käib ka ära. See ongi vesi. Ja, et vinkood pole. Kui ei tea, kus autol vinkood on, Smardil näed, siin on olemas. Saate Car Verticali välja anda jooks. Ja väljavõtte sai ka valmis. No nüüd loeme viik või. Kuuler ventikaga, ole vaitna. Näe, ongi. Smart Engineering by Mercedes. Ja 3 silindrit näeme siin, Täitsa haige, püssi saab sellest ja. No ma ei tea, su entusiasm on imelik natuke, aga hea küll. Ei no, turbokas. Mine, no mina ei arvanud, et nagu ma ei teadnud nagu sajandi projekti räägitakse. Sellepärast see tundub vaata 0,6 mootorit, 40 kilovatti. Aga ongi nagu palju äkki. Neid on 0,9 ka. Äkki on 1,2 ja ma ei tea mida veel. Kujutad ette, kus need edasi võid käia või? Kui see seljakott, see kaalub 8, oota, palju kaalub? Kui see on mingi tonnise paigi mootori siia paneb. Jah. Mis see revib nagu selline 14-17 000? Nii, Car Vertical ütleb, et 41 kilovatt on hoopis, 55 hobujõudu. See aruanne on suhteliselt tühi ja järelikult väga puhta ajalooga pill. Kasutage vampiiriga sooduskoodi, käige Car Verticalist, saate ka teada, mis pillid teil miukse ajalooga on, et siin võib pilte ja igast asju olla. Nii, oota, aga peaks nüüd vaatama, palju need teised pillid siis nagu on ja käivad. Vaata segu siibrit, noh. Täitsa põnev projekt, et kas... No õlivahetus, kerge hooldus, ülevaatus ja tuld, noh. Hakkame korda mööda linnast sõitma, vaata, kelle meeldib või? Jah, Kett paistab või? Kett paistab. Jalgratta oma või? Põhimõtteliselt. Ega siin ongi, kütus on kallis ja tuleb kokku hoida. Ei no mis esialgu nagu sõidukõlbulikud. Ei no ta võiks üldse jääda niimoodi, et teoreetiliselt näiteks, kui me läheme Riiga poest on, ma ei tea, mingit vett või jääd või mida iganes vaja, vaata, kui me oleme jalutanud ja tõuksidega sõitnud, on ju. Seal lahve minna, kui oma auto on tegelikult registris ju selles mõttes. Ja ma ütlen, kui me teda ju drifti ajal ei kasuta, miks keegi või seda niisama sõita, Karel näiteks. Ma tean, Magnus ja Karl, nagu nendel nii uhked autod, et nemad ei sõida nagu siukse kähmikiga nagu iga päev. Aga võistlustel võiks, on ju. No, ütleme nii. Jõle pikk vaikus oli. Vaata, võistlustel on see, et see kahekohaline, sa ei saa väga nagu mingit kasu sellest, et nagu neljakesi ei saa hotelli minna sellega, see on nagu kehva. Ei, ma ütlesin, kui jubala pill võtnud. Rahvas kirjutage, kas te tahaks detailsemad ja pikemad review'd või? Vaata, ma ei tea, palju ma juba siia materjali panen, aga kas tundub, et peaks tegema full review või? Näitama kõik nupud ära, futures and corks and stuff, mis see Taag Temuro teeb. Kui sa seda hakkad tegema, siis väga pikk osa ei tule, ma arvan. Ei tule või? No aga joogitopsi hoida juba, oma nendest saab rääkida. Siis on mingi kuradi haige või see kaardina puu käib siia kuidagi näed. Ma ei saa kõik ära teha, oota. Juba läheb lappesse. Ei tea, kas see on ise inseneeritud või see ongi päriselt käib niimoodi. See käibki nii. Aga siia ei käi, ta käib ainult ette poole. Ja ettepoolest see katel lihtsalt alt üles ja üle selle. No pullvärk. Lülitasid välja? Ei, see käib niimoodi, kui me kõvasti räägime. Kui me kõvasti räägime, siis hakkab salvestama. Tule tuppa. Lähme salvestama siis. Trumme mängima? Ei oska. Ei oska ka.
natukene. kunagi läksin õppima, kaugele ei jõudnud. Kitarri või? jah, jäi pooleli. Fun fact, ma arvan, vaatajad ei teagi seda. Meil masinavärgi pundist ütleme, et ikkagi pillimehe mõõdu annab Silver välja. Teistel on veel väga palju õppida. Ja võib-olla peale 2 Saaremaa vett mina hakkan laulma. Lauldame ka just. On tulnud Rock FM stuudiosse uuesti masinavärgi saatesse vist või? Ma ei tea, kutsusid, ma ei tea, mis me tegema hakkame. Ja, me hakkame rääkima sellest, et miks üks inimene peaks autosõidu ajal omama autos tühja pudelit. Ai, kurat, nii ma tõmbasin endale jama sellega kaela, et ma selle välja rääkisin seal. Aga noh, klikke on vaja ja see on päris elu. Meenub mulle lugu, et tegin ühte triatloni ja olin kuulnud, et no ei tahtnud seisma jääda jalgrattasõidu peal, tuli räige häda ja ei tahtnud aega kaotada, sest kui sa sõidad seal ka mingisugune, ma ei tea, 30+ kilti tunnis maanteerattaga ja siis noh, mine nüüd jää seisma, hakka uuesti sõitma. Mõtlesin, Pooger, lasen ka, tõmban mingi püksi sääre kaudu. Jah, ei julgenud, ei saa. Ei tule, ei saa. No võt, millest me räägime siis Mannergu Raudmehest, siis saate raadiosaates pikemalt järgi kuulata, mis ma rääkisin. Ja eks minu selles kanali episoodis te näete ka kunagi, mis seal tuleb ja palju ma sinna sisse panen seda vaatama. Mitte kõige normaalsem ettevõtmine, aga sellest meile ju meeldibki kõigest rääkida. Nii,